tere kõigile, Tere, mina tere! olen Martin Mina olen Peep. ja oleme siis järjekordselt tulnud laivi, et arutleda natukene teemadel, mis ühenduses festivalil siis ka saavad käsitletud ja tänaseks teemaks siis mõtlesime, et lähme otse süvitsi, võtame ette seksuaalsuse meeste perspektiivist ja räägime siis läbi enda kogemuse ja et mis see meie teekond on olnud ja mida me oleme õppinud selle aja jooksul ja mis võiks ka teile huvi pakkuda ja kui mingeid küsimusi tekib vahepeal, kohe kirjutage, et me näeme neid siin jooksmas ja saame kohe vastata ja ma mainin ära ka, et meil on 2 kaamerat, et üks filmib seal Instagramis, teine siin, et kui ma vahepeal pilgud nagu käivad niimoodi, siis teate, et see on lihtsalt sellest. Eri ekraane vaatame, jah, vahetevahel. Ohva. Siis, mis muud kui sissejuhatuseks öelda, et tegelikult see ongi meie see eluenergia, millest me räägime ja mis on kogu see peamine vundamendiklots, kus peal kogu meie elu seisab. Et me vaatame seda siis Eluenergia ja seksuaalenergia on tegelikult üks ja sama, eks ju. Täpselt. Et me kuidagi siiani vist on nagu seksuaalsus on just kui mingi veidi ühiskonnas nagu tabu, millest kuidagi ei räägita või siin mingi hästi palju häbitunnet on selle ümber, aga kui öelda, et eluenergia, siis on nagu kõigile vastu võetav. Tegelikult need on täiesti üks ja sama. Täpselt. Ja seda tahakski sellest võiks alustada, et tõepoolest, kui me siia ilma sünnime, siis läbi ka sellise ilusa armastuse 2 inimese vahel, selle ühenduse, et siis me olemegi lastena sellised puhtad lehed ja me ei tea, meil ei ole mingisuguseid ideid sellest, et mismoodi peab olema või mis on siis igasugustest piirangutest ja et mida me tohime või mida me ei tohi või mis meile peaks meeldima või mis meile ei peaks meeldima või kus ma võin enda keha katsuda ja kuidas ma ei või enda keha katsuda ja kas ma võin teist inimest vaadata või ei või. Just. Et kõik need asjad on siis tulevadki hästi loomulikult nii nagu on, täiesti puhtalt oleme selle kehaga täiesti ühenduses ja kõik need impulsid siis niimoodi üheselt kohe on jooksevad välja ja mis ongi see, et me oleme oma tões ja lihtsalt tegutseme selle järgi. Ciao, Fred. Ciao, Fred. Ja aga probleemid hakkavadki sealt pihta, see programmeerimine ja see tohutute sellise välise mõju hakkab siis mõjutama seda last ja eelkõige seda seksuaalenergiat, eluenergiat. Et hakkab seda kuidagi nagu seadma piire ja voolima ja poistel on peamine probleem see, et nad õpetatakse selliseks, et nad lihtsalt oma emotsioone ei julge väljendada või surutakse alla, et mingites tüüpolukord on ju see, et ole nüüd mees või mees ei nuta ja ma mäletan nii hästi seda, kuidas ma olin väike poiss, ma ei tea, seal 3-4 aastane on ju ja mu isa siis tegi jõupingutust purjus peaga muidugi, et minuga mängida ja mulle siis avaldada mingit lähedust või armastust ja seal mürasime ja sain haiget, hakkasin nutma ja siis mis oli tema reaktsioon oli see, et mida sa umbes tatnina nutad siin nüüd, et kurat, ma ei viitsi suga mängida, et jälle nutad siin ja mis nagu signaali see väike Martin siis sai, ongi see, et õrnus ei ole lubatud. Mehele ei ole see lubatud, seda tuleks häbeneda ja seda häbistatakse su enda isa poolt. Ja siis tekibki see, et kehas tekib selline lahtiühendus
sellest emotsioonidest, et need tunduvad, et siin on midagi valesti, et nendega ma ei tohi neid näidata ja ma pean neid peitma ja alla suruma. Ja tegelikult kogu see väikeseks poisist kasvamine alates kõik on väga palju tugineb sellele, et nii-öelda halva mängu juures head nägu teha, et teha mingisugust, ma ei tea, rasket tööd või trenni või mida iganes, ja olukorras, kus sa tegelikult võib-olla ei jõua või on keha valus, et sa siiski peaks nagu jääma selle juurde, et noh, et see ei ole mitte midagi, lähen läbi. Et just, et see ongi kõik, see kasvatab mehed selles mõttes just selles suunas, et nad tegelikult oma emotsioonidest ja oma nendest anduritest on justkui lahti ühendatud. Armatuurlaud on punane, näitab, et kõik on nagu punases, aga ei, ma ei tea teist nägugi, et noh. Et siis on kõva mees, siis on väga hea. Ja ma mõtlengi, mida mina nägin enda isa näitel oligi see, et minu isa oli selline macho, selline tüüpiline selline ebaküps mehelikkus. Et ikkagist kogu aeg tõsine, tugev, mingitest emotsioonidest, eneseavamisest ei ole juttugi, hästi kriitiline. Ja siis muidugi purjus peaga oli siis see, kus näidati emotsioone, aga seal oli ka siuke kõikumine kogu aeg nagu kahe selle äärmuse vahel, et kas siis nagu vägivaldsus on ju, et hästi palju nägin pealt, kuidas ta seal kedagi lõi, on ju, kellegagi ülbitses, on ju, või siis oli siuke ülim suuremeelsus, aga inimesed juba kartsid seda suuremeelsust, nagu mida ma nüüd usaldan, et ühel hetkel saad vägivaldne, teisel hetkel oled suuremeelne, on ju. Ja ma mõtlengi, et see nagu minus ka surus niivõrd alla igasuguse pehmema poole. Mäletan hästi, et kas kuskil seal pubeka varaeas, kus ma kõndisin näiteks lihtsalt, koolis näiteks kõnnin mööda koridori ja olen niivõrd teadlik sellest, kuidas mu puusad liiguvad ja iga hinna eest üritan hoida oma puusi nagu mingis raamis, et need jumala eest kuidagi veidi sensuaalsemalt ei liiguks, et see ju näitab kohe välja mingisugust nõrkust või mingisugust pehmust, on ju. Ja mida ma sellega tegin, ma surusin ju kogu aeg oma seksuaalenergiat kinni kuhugi raamidesse. Täpselt nii on, jah. See on kahjuks enamus meist on niimoodi selles kohas üles kasvanud, et kellel rohkem, kellel vähem, aga me oleme kõik hästi tugevalt sarnastest mõjudest puudutada saanud. Ja samamoodi siis võib-olla kui vaadata need väikseid tüdrukud, et neil on seda nii-öelda emotsioonid lubatud, aga neil on jälle üldse see seksuaalsus keelatud, et nad on nii-öelda ei tohi mingit pidi väljendada seda, ennast puudutada või kuidagi mingit hääli teha, et see ongi see põhjus, miks need mis on naistel enamasti seksuaalsus hästi tugevalt blokeeritud või raamidesse, et see on just selle väikse tüdrukuna neil on midagi väga tugevalt peale nii-öelda häbistatud näiteks. Häbistatud, just. Vanematel endal on ebamugav, nad ei suuda nagu vastu võtta või ruumi hoida, et see väike tütar nüüd katsub seal oma tussut, on ju, ja siis ta ebamugavus endast välja saada, siis mis sa teed seal, ära katsu, et nii ei ole kohane või siis tegelikult peaks nagu lapsel lihtsalt laskma avastada oma keha, on ju. Täpselt nii. Ja isegi tõenäoliselt sellistel puhkudel piisabki sellest, et see isegi võib-olla kui see vanemad ei otseselt ei häbista või suru alla, aga nad mingites kohtades tunnevad piinlikkust, et nende sees mingisugune programm käivitub, nad tunnevad piinlikkust, nad on pinges, siis ka sellised asjad laps korjab üles ja saab sealt täpselt samasugused blokeeringud ja samasuguse häbitunde ja samamoodi see toimib, et ikkagi tekib siuke lahutamine või trauma. Ja ma mõtlengi, kui ma liigun nagu enda arengus ka edasi, et kus siis huvitav on see, et
noh, kõik poisid hakkavad mingis vanuses on ju masturbeerima, on ju, pihku panema, eks ju. Hästi normaalne. Ja minul tuli see nagu jube noorelt, et ma arvan, ma olin vist mingi teises klassis mingi 8-aastane või 9-aastane, kui ma juba seal hakkasin endaga tegelema. Ja huvitav oligi märgata siis, kuidas oli selline hästi salajane, hästi palju ärevust oli kehas, et nagu nii põnev, aga samas, et jumala eest nüüd kuidagi kellelegi vahele ei jääks vanematele. See tuli alati hästi salaja teha, alati hästi kiiresti, mida kiiremini see toimus, seda parem oli. Ja siis tuli on ju seal, noh, arvutid on ju arenesid. Ja ma arvan, kui ma olin seal mingi siis, ma ei teagi, 12, 13, jah, seal kuskil 5, 6, 7 klass, siis on ju tuli seal porno. Ja siis oli alati see, et jõudsin koju, vanemaid ei olnud kodus veel, porno lahti, kohe ennast rahuldama. Samamoodi, ärevus on sees, kõrv on kikkis, äkki õuest, äkki auto tuleb, keegi vanematest tuleb koju, on ju. Kas jään vahele või ei jää? Kiiresti asi ära ajada, on ju, võimalikult kiiresti see pauk endast välja saada. Ja see ongi siis ju, mida ma siis õpetan oma kehale, on ju tegelikult siis jõudes sinna, kus reaalselt seksima hakkasin, on ju, et see on tegevus, mille juures tuleb olla hästi pinges, hästi krampis, ärevuses, mitte lõdvestuda enda kehasse ja nagu, noh, mida kiiremini see asi nagu otsa saab, seda parem on. Aga samal ajal seks on ju nii nauditav, et seks ju tahaks, et kestaks, aga keha oskab ikka seda ainult seda ühte sama mustrit teha. Kiiret lõpuni. Täpselt. Et see kõik on täielikult selline ilmne põhjus, et miks nii-öelda täiskasvanud mehi enamuses noh, kannavad seda mustrit, et nad tegelikult nii-öelda see ühe, mida nad on õpetanud enda, noh, selline muster, mida nad on õpetanud oma kehale toimima, et selle seksuaalsuse kuidagi peaks seonduma selline häbi ja selline kiire eesmärgile jõudmine, ehk siis nii-öelda see ejakulatsioon, millega siis tekib oluline selline vabanemine ja siis nende alla surutud emotsioonide nagu kiire vallandumine. Et seda teadlikult vaadates, siis see on täpselt vastupidine see, mis peaks olema. Et tegelikult seal ongi see oluline tervenemiskoht, kui selles mõttes kõigepealt sellest mustrist inimesed nii-öelda avastavad ja aru saavad, et ahah, et sealt lapsepõlves on see asi juba läinud valesti ja üleüldiselt ikka nii lihtne ei ole sellest mustrist lahti saada ilmselt. Kogu elu see võib ikkagi olulisel määral neid kvaliteete võtta ära ja on vaja nagu pikka aega võib-olla oluliselt võib-olla selliseid tantristlikke sellist armatsemist praktiseerida, et nii-öelda sellistest mustrit ära puhastada, et ei oleks enam seda pinget ega sükast eesmärgi põhist sükast kiirustamist kuskile, vaid et oleks lõputu aeg ja lõputu selline olemine lihtsalt ja selle energia lubamine voolata lubamine. Selle nagu kultiveerimine kehas, eks ju, et see lihtsalt lainetab kehast läbi ja kasvab ja ei ole nagu niimoodi ühte kiiret sellist, et see nii-öelda kõik otse lõppeks kiiresti. Aga huvitav ongi tegelikult see, et kui ma mõtlengi enda kogemuse peale, siis kui ma hakkasin seksuaalelu elama, seal on ju 17-aastaselt, seal oli esimene tüdruksõber, on ju, kellega siis sai nii-öelda süütus kaotatud ja et siis tegelikult kõik see sama muster nagu aastaid kordus see sisenemine või noh, eelmäng on ju pinge üles kruvimine, sisenemine ja siis on ju seal, ma ei tea, 5 minutiga või kiiremini või vahel võib-olla tsipa kauem siis selle seemnepurskeni jõudmine. Ja alati oli nagu sees see soov on ju, et tahaks ikka, et see kõik kauem kestaks, aga midagi nagu teha ka ei osanud või kuidagi endaga midagi peale ei osanud hakata. Nagu hoovus, mis nii suur hoovus on, et see tõmbab sind ära, et ja see oligi nagu aja jooksul nagu natuke see läks justkui paremaks,
aga siiski nagu mitte päris ja ma kujutan ette, et tegelikult ma oleks võinud tänaseni olla selles täielikus nagu teadmatuses, et mis nagu üldse on selle seksi ja seksuaalsuse potentsiaal, aga õnneks minu siis üks partneritest, üks eelnevatest partneritest siis andis mulle heas mõttes nagu jalaga nagu piltlikult öeldes näkku, et peale seal esimesi kordi, kus me olime siis vahekorras, siis ta ütleski mulle, et tead, see oli nii halb ja jäi magama. Jumala, šokiteraapia. Ja siis ma olin pikali seal üksi voodis, mõtlesin, et mis ma nüüd teen, et kas ma nüüd varisen kokku, kas kogu mu minapilt, kogu mu mehelikkus, kogu mu ego variseb kokku, onju, või ma nagu otsustan, et ei, ma saan seda muuta ja mu võimuses on seda muuta. Ja õnneks tuli kuskilt mu sees see jõud, et ei, ma muudan seda. Ja sealt hakkasid nagu hästi suured siis minu nagu selline, ma ütleks selline siis nagu teadlik enda seksuaalsusega töö hakkas nagu pihta, et väga huvitav. Mul on jälle selline kogemus, et see intuitiivselt mingid impulsid on tulnud see siuke sisemine endaga ühenduses olemine, mida tavapäraselt selline suhted võivad teha nagu heal moel, mis juhtub. Vaadata siis lihtsalt seda, et kui kaks noort inimest näiteks ühel hetkel avastavad, et neil on selline magusat selkast ainet on ajud täis, et neil on tohutu selline armastus äkki tekkinud, et siis see juhib neid tegelikult intuitiivselt väga õigesse kohta ja tekitab sellise ühenduse, et kõik need sellised hormoonid ja mis siis tekitavad sellise õnnejoovastuse, et selles kohas on inimestel see ühendus ja nad tegelikult oluliselt saavad oma seda sükest intuitiivset poolt kuulata, seda sisemist tarkust ja sisemist tõde, ja see võib sageli, nii nagu minu kogemuses oligi see, et ma ei teadnud mitte midagi tantrast, aga kui ma vaatan tagasi ja mõtlen selle peale, et mis siis juhtus, et miks mingid asjad nagu läksid väga hästi õigesse kohta, et siis see oligi ainult see, et see suhe ja see partner tegelikult koos aitas sellisesse ühendusse minna ja kus intuitiivselt me leidsime sellise toimimise ja tõenäoliselt väga palju asju, mida me siis tegime intuitiivselt, oligi täielikult nagu tantra õpingust näpuga järge ajaks ja sellepärast asi aitas olulisel määral nende asju, mis oli pea peale pööratud või mis oli algusest ka valed mustrid, mis oli õpitud sisse, aitas nendest nagu oluliselt tervendada ja minna välja ja saada väga tervikliku sellise hea kogemuse. Eks siis, kui minul oli see siuke reaalsushitt nagu näkku on ja siis ma saan aru, et sinul tuligi hästi intuitiivselt tegelikult hakkas nagu see teekond pihta, et see oli lihtsalt puhas selline intuitiivne voolamine ja ma kujutan ette, et väga paljud inimesed siis on just oma nende lapsepõlve traumadest saanud just nende esimeste ilusate selliste armastuse kogemustega üle, et kus neil on keegi ilus partner tekkinud ja nad on mõlemad sellesse sukeldunud täiega sellesse suhtesse ja siis on lasknud sellele intuitiivselt kanda ja tervendada. Jaa. Ma mõtlen seda, et kui veel nagu läbi oma kogemuse rääkida, et mis siis olid nagu minu jaoks need sammud siis sealt sellest olukorrast, kus ma olin, et seksuaalenergia ei püsinud kehas, kogunes kohe siia
USA piirkonda on ju, tahtis välja saada, välja plahvatada, et mis siis olid need sammud või muutused, mis ma nagu endas ette võtsin, et ma arvan, et üks esimesi asju oli kindlasti see, et ma lugesin uuesti seda Tõelise mehe tee raamatut David Teida poolt ja võtsin ette ka selle Mantak Chia mis ta oli, The Way of the Multi-Orgasmic Man või et kõigepealt ma hakkasin jah neid harjutusi seal praktiseerima ja siis ma hakkasin ka tegelikult otsima nagu siis kuidagi enda sees seda vastust, et miks ma nagu erutun nii tugevalt ja miks ma kuidagi ei suuda lõdvestuda sellesse kõigesse ja lasta see nagu ringlema enda kehas ja kuidagi sealt nagu jah hakkasid need muutused pihta, et just selline enda vastu hästi ausaks muutumine nagu selle seksuaalsuse mõttes ka ja eks no jälle see on nii lai teema, et siin võiks nii paljudesse erinevatesse nagu suundadesse minna, aga jah ja festivalil ju ka, et see, et paljud need praktikad, mis me seal teeme ja töötoad ju just nagu juhatavadki, et kuidas endast paremini aru hakata saama, kuidas enda kehast paremini aru hakata saama, kuidas enda tunnetest paremini aru hakata saama. See on ju nagu kõige alus on ju, et olgu see siis suhe teistega või enda seksuaalsus ja ma ei tea, seemne purske kontrollimine on ju. Jaa, täpselt, et kõigepealt palju siis asju muutub eelkõige sellega seoses, et selles nii-öelda tavateadvuses siis kui jooksevad sellised erinevad programmid ja sellised blokeeringud ainult, mis paratamatult me näeme, et mida rohkem me tegelikult siis endaga tööd teeme, seda rohkem me näeme, et kui palju erinevaid selliseid mustreid me oleme siis elu jooksul õppinud, et kõik, kuidas on vaja ennast tunda või missuguseilt viisil käituda, et praktiliselt kõik on nii tohutult ära programmeeritud, nii palju neid programme, kõik jookseb nagu väga pisikeses siukses kapslis, et inimesed piltlikult öeldes nagu on niivõrd piiratud oma sellises loomulikus toimimis ja ei ole üldse väga palju teadlikud sellest, mis mu tegelik tõde on, mida ma tegelikult tahan, mis mulle tegelikult meeldib. Ja on lihtsalt see nii-öelda see programm surub sellisesse pisikesse karbikesse. Ja kui seda vaadata, siis esimeses järjekorras seda on tavateadus väga raske märgata, et seda lihtsalt need programmid võib-olla tekitavad, nad on peidetud, need ei ole üldse nagu märgata. Ja inimene ise eriti nendest asjadest ei saa aru, et kõrvalt vaatajale võib-olla paljud asjad on küll rohkem näha, aga ise sellest ei saa aru. Ja mis siis juhtub võib-olla erinevate selliste arendavate sündmuste käigus, mis viivad siis selliste avardavat teadust, viivad sellisesse muutunud teadusesse või avardavad seda. See tähendab, et inimesel hakkab olulisel määral rohkem ta hakkab nii-öelda enda sisse nägema ja enda ümber. Et just kui tekiks palju selliseid tajud lähevad oluliselt laiemaks. Ta hakkab märkama kõike seda, mis varasemalt just oli varjus või peidus. Nii et peamine asi on selles, näiteks ka selle meie festivalil kindlasti see, et see aitab inimesi nii-öelda liikuda just sellesse avaramasse enda teadvuse seisundisse, kus on oluliselt kõike nagu näha ja kus tekivadki sellised sisemised arusaamised,
taipamised, et mis programmid siin tegelikult toimuvad ja kuivõrd, mis on tegelikult minu tõde ja mida ma tegelikult tahan või mis mulle tegelikult meeldib või ei meeldi, ja siis on järgmine asi on võib-olla see hästi selline turvaline ruum, kus igaüks saab olla selline hästi autentne ja väljendada oma soove väga täpselt, et juhtida kõike, et kas lihtsalt olla kuskil nii-öelda selle piltlikult öeldes basseini nii-öelda kõige madalamas otsas, kus on jalad põhjas ja kus on nagu hästi nagu kerge, või siis sukelduda seal kuskil väga sügaval basseini otsas, et kõigi jaoks on selline hästi turvaline ruum ja igaüks saab väga täpselt ise seda juhtida, et mil moel ta sellest sündmust osa saab. Ja need on ühed peamised sellised tervenduse kohad ka, et saada nii-öelda endale lähemale ja enda tõele ja oma tunnetusele lähemale ja nii-öelda neid varjupooli, mis on traumasid, neid lihtsalt siis tervendada. Ja võib-olla siia veel lisaks siis muidugi selle teemaga võib hästi pikaks minna, aga kui vaadata veel, et hästi palju mulle on näiteks minu sellised teraapiatööd, mis on ka üks suur osa minu põhitöödest, siis üks teraapiad või privaatkoolitused paaridele näiteks on siis sellised, mis nende käigus ma olen olulisel määral märganud ka seda veel, et kuidas need mustrid või blokeeringud või kuidas iganes need ka nimetatakse, varjupooled, et paljud asjad, siis see informatsioon salvestub kehasse sellise pinge kujul. Et üks osa on sellest siis nii-öelda siuke mõtetes kulgev informatsioon, nii-öelda alateaduses selline jooksev programm. Teine osa sellest informatsioonist on, või ka seesama informatsioon on ka samal ajal pinge kujul keha mingitesse piirkondadesse salvestunud. Ehk siis mida rohkem on kehas selliseid programme või traumasid, seda rohkem on keha selline jäik ja pinges. Ja tegelikult inimesed võivad pikemat aega, mingi aastakümneid elada seda stiili, et salvestada, nii-öelda hästi suruda mingeid asju alla ja mitte seda nii-öelda puhastada või tervendada ja selliselt see paratamatult viib selleni, et kehas see pinge kasvab mingiks valuks ja tõepoolest seda väga paljud inimesed ka kogevad, et kuskil nagu selg on nagu valus ja pinges ja kus iganes on. Et tegelikult seda me kõik oleme hästi tuttavad sellega, et lihtsalt selles on see põhjus, et keha tahaks nagu oma sidekoes ja talletada seda informatsiooni. Ja see on üks minu kirg, et uurida siis, mida siis sellega nagu peale hakata, et kuidas seda siis alla surutud pingeid, kuidas seda lõdvestada. Nii et lisaks sellele, et on sellised hästi huvitavad sellised sündmusi, mis tõesti teevad nagu justkui selle reseti sellele mõttemustritele ja aitavad valgust näidata ja tervendada, mis ka näiteks nendel festivalidel toimub, teine osa siis on just sellised teraapiatööd, üks teraapiatööd või mingites gruppides. Et see on teine asi, mis siis viib lihtsalt keha sügavamale lõdvestusse ja nii-öelda on võimalik kehal nendest pingete
pingekujul olevatest sihukestest programmidest vabaneda. jaa, igati nõus, aga ma vaatan, et mitte liiga pikaks seda laivi venitada, et me vist oleme siin peaaegu pool tundi juba rääkinud, et jaa. vist olekski hea mõte ots kokku tõmmata, et kutsume teid kõiki siis ühenduses festivalile, mis toimub 16-18 juuli Adila puhkekeskuses ja kus siis ongi meil 3 päeva kavas igasuguseid erinevaid töötubasid ja loenguid ja kus siis saada parem kontakt iseendaga, saada parem kontakt teistega ja sealt ju kõik toredad muutused pihta hakkavadki, et Täpselt. pileteid saate ka osta juba, et siitsamast leheküljelt, kus kaudu seda videot vaatad, tähendab kõige lihtsam, mine otse www.ühenduses.ee ja sealt leiad piletid, saate juba soetama hakata. Ja tahad sa ka lisada veel? Jaa, ma ütleks, et kogu nende sündmustega tegemine ja teraapiad või ka suuremad sellised kontserdid või festivalid, need on väga olulisel määral aidanud mul seda küpsust leida ja võib-olla seda tervendust leida ja ma näen, et see on ka nagu hästi oluliselt kõigile teistele kasuks selle teemaga tegeleda ja tõepoolest väga kutsun sind tule ja uuri, kui sa ka võib-olla varem ei ole sellistele sündmustele sattunud või festivalidele, tule vaata, mismoodi see toimib, et kuidas see aitab iseendale lähemale jõuda ja võib-olla sellistest takistavatest uskumusmustritest või piirangutest, mis on nii-öelda ka kuskile alateadvusesse või sidekohest pingena salvestavad, et kuidas nendest nagu vabaneda ja kuidas nii-öelda ennast paremini tunda, et kõik see on võiks öelda sinu elu meisterlikkus ja kuidas sa iseennast oma keha kasutada tunned. Ja see, millest me juttu ka alustasime, see nii-öelda selline eluenergia, et see on, ta tahab vabalt kehas voolata ja ta tahab, et sa tõesti oleks täpselt mõistaks seda ja siis sa saad seda kasutada tõesti iga kõigeks, mis on, see annab töö, sellega annab edu igas kõikides suhetes, äris või mis iganes kunstis või mis iganes sa ette võtad. Nii et kindlasti väga-väga soovitan. Tule ja uuri. Jaa, aga hästi. Siinkohal siis jääme nägemist ja selliseid põnevaid vestlusi tuleb sellest festivalist veel mitmeid. Jaa. Et kuula ja püsi lainel ja võib-olla midagi põnevat leiad nendest vestlustest. Jaa, jaga sõpradega ka, kui sind kõnetab. Kõike head sulle. Tšau. Tšau.